aga ümberlükkamiseks on ikka üks kena ütlus, et see ei ole nii. Ei, kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida, tead. Seda jah. Ja... Aga kui me mängime endal riigi käest ära, siis ei ole sundida, ei ole kõndida. Margus. Siis on, mis Brüssel ütleb, see oledki. Margus, riik on käest ära mängitud. Siin ei ole rohkem midagi rääkida. See on kõigile, kes natukene viitsivad mõelda, täiesti selge. Riik kui selline. On olemas territoorium, kus on ees, ei taha väga halvasti öelda, teatud seltskond, kes siis otsustab, kuidas riigieelarvelisi rahasid jagada. Ja kogu nääklemine ju toimubki selle vahel, kes rohkem saab sellest pirukast endale. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas seda raha ühiskonnas tegelikult jagatakse või millised on prioriteedid, siis need ongi need võib-olla, mis siin koha peal välja mängitakse läbi valimiste. Üks teeb ühe, teine teeb teise. Sul oli isegi endal väga hea ilus pilt üles riputatud internetis, kus Ahv ütles, et tulevad valimised ja ma luban teile bussipeatusiga puu otsa. Me oleme jõudnud sinnamaale ja see on häbematult kurb ja kahju, et valimistel lubatakse kokku ükskõik mida, sellepärast et on olemas ka üks praktiline kogemus, kui kunagi aastaid tagasi Keskerakond korraldas siis koosoleku, et arutada oma valimisprogrammi ja valimislubaduste ja valimiste teiside paikapanekut, siis kõik see, mis sinna sai kirja pandud, see, mis sinna kõik lubatud sai, oli nii fantastiline ja üle mõistuse, et ma küsisin, et kallid inimesed, aga kuidas seda me teeme, kus selle kate võetakse. Ja siis ma sain väga ilusa poliitiliselt, diplomaatiliselt või poliitiliselt korrektse vastuse. See polegi üldsegi oluline, meie asi on lubada, muidu teised lubavad veel rohkem, inimesed on nii lollid, et nad tulevad sellega kõigega kaasa, nad kuulavad neid lubadusi ja nad järjekordselt jälle usuvad. Ja kui nad usuvad, siis nad annavad meile hääle, aga pärast kui me lubame jälle, sest inimestel on väga lühikene mälu. Ja nad ei mäleta paari kuu, paari aasta pärast enam mitte midagi, mida sai tegelikult lubatud, sellepärast, et me lubame jälle ja natukene teisi asju. Täna lubame meie seda, mida lubasid eelmine kord teised, jätsid täitmata, me näitame neile näpuga. Täpselt samuti näitatakse meile näpuga, et näed, nemad lubasid ja jätsid täitmata. Ja me lubame teile ühte, et opositsioon ei luba meil meie lubadusi täita ja sellega te peate leppima. Ja see oleks muidugi väga selline paljastav tegevus, aga seda kindlasti niimoodi otseselt ju sulle välja ei öelda. Nii et lõppkokkuvõttes ega ei taandugi mitte midagi muud kui ainult selle sama ressursi jagamisele ja kui põhiressurss, nii nagu me ütleme, et hakkab tulema meil ühest eelarvest Euroopa Liidust, siis on ju täiesti selge, et riigi kui sellisega ei ole tegemist, on olemas kohapealsed asevalitsejad, kes siis peaksid korraldama riigi elu olemasolevate ressursside baasil ja kui nad tahavad paremini elada ja tahavad rohkem investeerida, tahavad läbi selle enda positsiooni kindlustada, siis loomulikult maksustatakse elanikkond kõiksuguste võimalike maksudega, nimetame neid aktsiisideks või tulumaksuks või mis iganeseks, aga et saada veel sellele Euroopa Liidule täiendavat raha, sellepärast et iga süsteem, ka näiteks nõukogude ajal, ma olen töötanud ka nõukogude ajal eelarvelises asutuses. Aga kuna me osutasime ka siis sellist teenust, mille eest asutus sai raha, siis oli ju täiesti selline kirjutatud seadus, mitte kirjutamata, vaid kirjutatud seadus, kus minu meelest 50% oma teenitud rahast võis siis asutus kulutada praktiliselt oma äranägemise järgi, oma tegevuse, nagu ütleme põhitegevuse raames, oma asutuse siis nagu heaolu kindlustamiseks või parandamiseks või milleks iganes. Ja kui nüüd näiteks samasugust mudelit, mis on ju väga hästi töötanud mudel, sellepärast et see tekitab stiimuli teha asutuses ka paremini tööd, sellepärast et kui sa tahad saada rohkem raha ja kulutada ise ja mitte ajada näpuga eelarve rida ja et sul oleks omal natukene vabu vahendeid, jätame siis selle kulutamise iga inimese enda südametunnistuse peale, kuhu ta seda siis lõpus paika kavatseb panna, siis põhimõtteliselt tuleb ju välja niimoodi, et eks Euroopa Liidus ole ka samamoodi, et me tuleb Euroopa Liidu eelarvest tuleb raha, midagi tuleb kohalikust eelarvest raha, kohaliku eelarve raha teatud hulgas, mis
jääks üle mingi protsent, saab kulutada siis või jagada ministeeriumide vahel. Ühesõnaga, jätame siis selle alamstruktuuri nüüd lahti lahkamata, kas ametkondade vahel, ministeeriumide vahel vahet ei ole, aga see on selline raha, mida saab sõpruskonna vahel oma positsiooni kindlustamiseks efektiivselt kasutada. Just nimelt. Ja see tähendab ka seda, et ükskõik milline uus poliitiline jõud või ideoloogia peaks üles kerkima, temal ei ole olemaski sellist ressurssi, et nii nagu sa ütled, et ei saa reklaami teha, ei suuda keegi ka ise endale reklaami teha, isegi võib-olla ka palju paremate uude ja novaatorlike ideede, ma rõhutan just nimelt seda sõna, väljakäimiseks siin ühiskonnas, sellepärast, et sinu informatsioon või sinu mõte ei leia kõlapinda, sellepärast, et seda taunitakse, varjutatakse kõikide vahenditega ja nii nagu sa ütled, et Värska mudaravila ei suuda ennast reklaamida, nii ei suuda ka võib-olla need normaalsed majandusmudelid ka ennast reklaamida, sellepärast, et need ei haaku jälle nende mõtetega, kellel on ressurssi. Nüüd me käime nagu kass ümber palava pudru ja räägime seda juttu siit ja sealt ja kolmanda kandi pealt, aga fakt on see, et lõppkokkuvõttes ei teagi, mida siis see president oma aasta lõpu kõnes ütleb, aga ütleb, et tooga ka rohkem ja siis elame ka paremini. Ja loomulikult seda ta peabki ütlema, aga samas, vaata küsimus ei ole ju selles, et maksusid on vaja kehtestada, et Ladvik saaks rohkem raha, et ütleme, Eestil on raha vaja, me peame selle maksu kehtestama. Brüsselil on raha vaja, me peame selle maksu kehtestama. Tegelik olukord on niisugune, et kehtestab reeglina see, kes on kõige kõrgemal ja madalamad astmed ainult aitavad maksustada lõpptarbijat. Ja põhjus ei ole mitte selles, et tipul on raha vaja, vaid põhjus on selles, et tipul on vaja, et seal kõige all raha ei oleks. Ja mida kõrgemale see tase tõuseb, kellel raha ei ole, võib-olla ka need samad keskastme ametnikud juba, kes arvavad, et issand jumal, mis saab, opositsioon tuli võimule, et nüüd ma kaotan oma koha. Ta ei loe enam mitte midagi, sellepärast, et raha ei ole. Ja see tase tõuseb nagu vesi uppuval laeval. Kuidas seda veel tehakse? Sellele aidatakse kaasa, pisukese väljavarastamisega, näiteks Tallinna tänavaaugud, see on olnud pidev probleem ja on räägitud ikka, et me paneme nii mitu ruutmeetrit sinna ja nii mitu ruutmeetrit tänna ja lapime siin ja lapime seal ja jälle näe uued augud. Aga mitte keegi ei ole mõelnud selle peale, et ütleme kas või sinu bonbon lõhub nendes aukudes oma autosid ja peab tõstma välja müüdava kauba hinda, et oleks raha autode remondiks. Jah, on küll õige, aga ära nüüd neid Tallinna aukusid ka nüüd nii väga... Ei, ma ei tähtsusta, need võivad olla ka mujal. Need võivad olla muud nähtused, need võivad olla tasulised teekesed, mida on vaja selleks, et kompenseerida niigi kinni makstud tee ehitamiseks läinud kulud, mis tegelikult varastati välja, et jätta ellu see keskastme ametnik. Ja me hakkame järjest rohkem sõltuma sellest, kui palju see Brüsseli ametnikkond ikka ära kasutab. Nad imevad ressurssi välja hirmsasti, aga nad saavad endale sellest minimaalselt. Nende makstud maksud ei ole ju tootliku tegevuse pealt makstud maksud, see on ju tühi vuhvel õhkraha. Nojah, aga eks me oleme ka siin ju koha peal kuulnud sellist kena kommentaari telest. Et näiteks Pärnus ei ole tasuta ühistransporti, aga ei ole ka auke teedes. Aga mis puudutab nüüd Tallinna teeauke, siis ma ütlen veel kord, et vaata, milline on liiklusintensiivsus ja on täiesti selge, et meie kliima juures need teed lagunevad. Tallinn on see klimaatiliselt kõige hullem koht vist. Sõltumata sellest, milline on linnavõim või kes linnas valitseb või kes on linnapea. Need augud tulevad igal kevadel ja need on olemas. Ja kui need augud on vett täis ja siis uus linnavõim hakkaks sinna parasjagu asfaldit sisse panema, siis ma ütleksin, et see oleks sulaselge raiskamine. Vaata kunagi
noh, see oli see aeg, kui varastati vist 15 miljonit krooni Vabaduse puiestee ehistamiselt välja pinnase koorimine ja samas ostis ju Prügimägi seda pinnast sisse ja mõlemas eelarves oli sama summa ikka nagu kulupoole peale kirja pandud. Vaat siis Urmas Paet-Kõht õieli ütles, mis talle öeldud oli, et see tee peab vastu vähemalt 5 aastat. Ja vaatamata liiklusintensiivsusele, see umbes 5 aastat pidaski vastu. Noh, eks seal mõned augud on tekkinud, aga millegi pärast mõned teed peavad vastu rohkem kui teised, mida on idiootlikult klapitud. No, ma olen ise oma silmaga näinud muide masinat, mis sõitis Inturist Tallinna eest läbi. See oli asfalteerimismasin, mis võttis vana üles, jahvatas pehmeks, pani midagi juurde ja tagant tuli täis laiuses tee välja, mis püsis kaua, aga see oli üks ja ainukene kord, kui ma seda masinat nägin. Kui ma sellest eelmine kord rääkisin raadios, saatis üks härrasmees koguni selle masina pildi, millega oleks võimalik teha normaalset teekatet, mis peab vastu ikka õige mitu aastat on täis laiuses sile ja puha. Ei, seda ei ole vaja, sest kui me ei lapi asfaldi auke, me ei saa raha välja varastada. Ja me ei saa kahjustada Eesti majandust. Me ei saa edendada majandust selle läbi, et Harri Raudvere peab eraldama järjest rohkem raha autode remondiks ja tõstma sellega toote hinda, mis võimaldab lõpptarbijalt rohkem välja lüpsta ja tagada, et ta kunagi rikkaks ei saa. Mina olen nii roll inimene, et ma nagu katsuks sõita selliste autodega, mis hästi vähe remonti vajavad. No eks me kõik, me tahaks niisugusi teid ka, mis hästi vähe remonti vajavad, aga sitta me saame. Jah, vaata, siin hakkabki jälle mängima see sama, kes mida tarbib ja kuidas asi on. Ja ütleme ausalt, kui sa sõidad ikka suure Land Cruiseriga Tallinna teede peal, siis ma ütlen sulle ausalt, mida absoluutselt ei koti, kas need augud on seal või need auke ei ole. Väriseb natukene, paned komfordi peale, ilus, mõnus, sõidad nagu limusiiniga ja sa ei saa nendest aukudest, tead, ma usun, et jah, et kui sa mingid väga suured löökaugud, et sa kaod sinna auku ära. Aga see sama pisikene klõbin, jah, aga kui ma sõidaksin mingisuguse pisikese Peugeot'ga ja mu refi läbimõõt või see all oleks rattad 13 tollised või isegi nagu Žigulil omal ajal olid, siis loomulikult need loevad kõik augupõhjad läbi ja paratamatult kogu see veerem saab väga kõvasti kannatada. Aga samas Margus, kui nüüd tuua paralleel Nõukogude ajaga Venemaalt ja kui oled nüüd viimasel ajal Venemaal käinud ja vaadanud, millised augud seal on ja vaadanud, kuidas siis seal sõidavad Žigulid, issand jumal, aga need ju peavad ju vastu. Nad ju laguneksid seal ikka tänava nurga peal ära, aga nad sõidavad ju täitsa ja päris korralikult. No kes seda teab, eks nad kordamööda sõidavad ja kui Harri, aga niisuguse võrdlused tead surnuga võrreldes elad sa ikka päris hästi. Ei no seda loomulikult, aga näed, nad ikkagi sõidavad ja võib-olla nende autode kvaliteet, mis siis sealt lääne poolt tuleb, on lihtsalt niivõrd niru. Ma olen ka sõitnud igasuguste masinatega. Tead, on väga kurb, kui sa ostad näiteks uue auto ja sa saad sõita näiteks 17 000 kilomeetrit ja sinu roolilatt hakkab kolisema. Ja 30 000 kilomeetri pealt lähevad sul tagarattalaagrid läbi. Ja nii edasi ja sa muud ei saa, kui sul on alati üks igavene probleem, mida sul kogu aeg laguneb, sa pead kogu aeg midagi remonti. No, aga see on Hiina majanduskasvu pant. No jah, aga siis tuleks osta endale mingisugune korralik sõiduriist, millega sa sõidad näiteks 7 aastat olen ma sõitnud oma autoga praegu. Ma olen vahetanud korra piduri katteid. Siis on korra ära vahetatud mingisugune kõrguse reguleerija, mingisugune asi sealt kõhu alt mädanes maha. Ja siis on vahetatud ära mingisugused õõtsova puksid. See on kõik, mis on üldse ära vahetatud seal masinal. Ja 7 aastat on ta ilusasti kenasti Tallinna tänavatel vastu pidanud ja kui ma nüüd võtaksin kätte ja taandaksin nüüd selle masina ostuhinna teise masina kõrvale pandud remondisummadele, liidaksin need juurde, teeks sellise arvamuse, siis ma vaataksin, kui palju ma oleksin pidanud jala käima, sest mu masin on remondis, kui palju ma oleks pidanud sinna tagavara osade peale maksma, et ma saaksin jälle uuesti sõita natukene ja siis minna jälle uuesti remonti. Siis tähendab, paratamatult tekibki selline küsimus, et me ei ole nii rikkad, et osta selliseid odavaid asju, mis meie teede peale niimoodi lagunevad ja võib-olla tuleks hakata hoopis sealtpoolt otsast pihta. Täpselt nii. Me
oleme jõudnud oma riigiga samasse seisu, mis odava autoga, eks ole, me oleme saanud 11 hästi kätte, võib-olla mõni sõber haltuura korras vahetab mõne jupi välja ja kõik toimib. Aga kui sina oled tulnud selle masinaga korralikult toime, see on korralikult tehtud, meie riik võiks olla korralikult tehtud, siis teise külje pealt ma pean tõdema, et näiteks mu Honda vanakene on selles seisus, et 2-3 aasta pärast on tema hoolduskulud, jagades need aasta peale, võrdsed uue auto liisinguga. Ja kui nüüd see kanda omakorda üle riigi peale, me peame tõesti tegema seda, mida sa propageerid ja mida mina nimetan kohati ka uueks maailmakorraks. Me peame hakkama siia kõrvale rajama riiki, mis on elujõuline. Jah, aga siis sa lähed ju vastuollu kõige sellega, mida siiamaale on üritatud rajada. Ei lähe. Vaat nali ongi selles, et meid ju suunatakse uue maailmakorra ehk orjanduse peale, kus me vahetame naturaalkorras omavahel kapsast selle veise liha vastu ja kartulit ka vahele ja natukene ja elame. Samas me oleme maksukohuslased, selle eest seisame elevandi londi kõrval ja vaatame, et lollakad ära ei jupu. Selle eest maksame riigimaksus, siis lähme vahetame jälle kartulit kapsa vastu. Kala väidetavalt on terves maailmas juba vaata, et peaaegu otsas, ei tea, kus ta otsas on siis. Vaata, ei saa Margus panna kõike ühte potti. Jah, tegelikult on kõik ühes potis. On olemas see sama poliitiline süsteem, on olemas, millele me peame alluma, on olemas ideoloogiline mudel, mis on kandvaks meie ühiskonnas. Ja paratamatult selles raamis või selles piiris tuleb olla, tuleb mängida, tuleb eksisteerida. Ja kõik sõltub sellest, et kui hästi sa saad hakkama. Tead, kui sul on Eestis palju raha, on see paganama hea elada, usu. Eeldusel, et teistel ei ole palju raha ja saad nad oma raha eest panna tantsima. Seda ei, sa ei pea panema, ära hakka rääkima teistest, räägi iseendast. Kui sul on piisavalt palju raha, on Eestis väga-väga hea elada. Ei, seda muidugi, ma ei vaidle selle vastu. Tähendab, aga ma tahaksin just seda, et näiteks Soomes ei oleks nii elada. Päris kindlasti. Nad teevad seda soome keeles. Aga põhimõtteliselt, kui Eestis oleks kõigil väga-väga palju raha, siis oleks väga-väga hea elada. Ma ei räägi kõigest, sa hakkad ülistama. Ma räägin konkreetselt sul. Kui sinul oleks Eestis palju raha, oleks sul siin väga hea elada. Sa ei peaks muretsema ega südant valutama nende küsimuste või probleemide pärast, mille peale sa praegu muretsed. Sellepärast sul oleks kindlasti võib-olla hoopis uued väljundid, uued tegevussuunad, uued mõtted. Sa leiaksid endale vastavalt oma rahale võib-olla täiendavaid hobisid, millele sa suudaksid pühenduda. Sa võib-olla teeksid, tead Margus, mul on väga hästi meeles, kui sa rääkisid hobidest, rääkisid jetisõidust, kui sa vist Viljandi järve peal olid sõitnud. Võrus olid jah. Vaata, mina olen ka, tähendab, paljude asjade puhul hakanud mõtlema täpselt nagu sina ja see sinu ütlus mulle tuleb alati meelde. See oli nii vahva, et istusin jeti seljas, sõitsin korra paremale, tulin vuh tagasi, sõitsin vasakule niimoodi mitu korda ja siis ühel hetkel said nagu aru, et mis ma siin ikka niimoodi tühja paremale vasakule kihutan, et võiks ju midagi targemat tead. Et ma tean, mis asi see on, ma tean, kuidas see välja näeb, et ma olen saanud selle kogemuse ja et see ei oleks nagu elu eesmärk. Jah, väga palju on selliseid tegevusi, mida me lihtsalt teeme, eks sa saad selle kogemuse kätte, sa tead, mis asi see on, sa ei pea sellega kogu aeg tegelema või uhkeldama, et mul on see, ma olen seda teise või kolmandaga teinud. See väsitab ära, kui kogu aeg uhkeldada. Jah, aga võib-olla sa usu, kui oleks piisavalt ressurssi, siis võib-olla leiaksid enda hinge jaoks sellise meelepärasema tegevuse, mis köidaks sind tunduvalt rohkem ja ei erutaks need küsimused, millest me täna siin räägime, me püüame neile selgust saada või püüame lahti mõtestada või leida ka mitte mingisugust konkreetset lahendit praegusele olukorrale alates sellest, et mida siis see meie president siin võib-olla mõne aja pärast võiks rahvale rääkida, tähendab, ütleks selle peale, et rääkigu, mis ta räägib, eks ta on kogu aeg rääkinud ja julgeks veel kord korrata, et eks need tühjad tünnid kõmisevad ikka kõige kõvemini. Ja kui see kõmin on, ütleme,
ei ole kakofooniline, vaid on harmooniline ja ta paitab inimeste kõrvu ja nad leiavad, et see on väga hea ja ilus kõmin. No jumala eest, palju õnne, kui selle kõmina taustal saaks võib-olla veel isegi mõne tantsusammu teha, hööritades oma puusi. Noh, mis sellest võiks ju siis halba olla? Et mina leian, et vahet ei ole, peaasi, et ta ilusasti kõlab, mida ta räägib. Jah, Harri, võib-olla sellega võtamegi selle hooaja kokku, viimased laused. Alati võib rääkida asja optimistlikust poolest ja teisese loogikaga võib alati jõuda selle asja maha vaikitud poole peale, sest ametlik seisukoht kinnitab ju ainult seda, mis on hea ja halvast tuleb üle olla, sest meie üldine loosung on ju kannatame ära, eks ole, see on ju Eesti tegelik mõte, motiiv, moto. See sügis vaieldamatult tuleb teistsugune, sest siin võivad tulla suvel ja peavad tulema väga suured sündmused, sest tõenäoliselt on paljude asjade ärategemiseks viimane aeg. Viimast korda lähevad need, kes asja jagavad suvel puhkusele. Viimast korda tulevad asendajad, kes saavad veel krabada ja imesid teha, mille kohta puhkuselt saabuja võib öelda, et ja ta ei valeta, ma ei ole sellest mitte midagi kuulnud. Tähendab, seda ei ole olemas. Nii ta on. Kõned, kõned, kõned. Ametlik seisukoht ja tõde. Aga aitäh, Harri, ja ilusat suvepuhkust kõigile. Jah, ehk kohtume sügisel.